Tänases saates räägime Aasia maade õpetusest. Vaimselt ja füüsiliselt on aeg-ajalt vaja teha oma elus ruumi. Hiinlastel on selleks olnud juba tuhandeid aastaid oma õpetus. Ka Eestis on midagi sarnast olemas, tuule ja vee kunst. Ja kellega muuga, kui Siret Seedriga on kõige parem rääkida Feng Shuist, sest et tema on Eesti oma Feng Shui õpetaja. Tere! Feng Shui on tegelikult siis põlisrahvaste õpetus, kõikide põlisrahvaste, on ta siis eestlane, venelane, sakslane, vahet pole. Iga rahval on oma nimetus, oma arusaamine asjadest, nii et kui tõlkida sõna Feng Shui eesti keelde, Feng Shui, nemad hääldavad väga erinevalt, keegi hääldab õõna, keegi hääldab Feng Shui hästi kiiresti, siis saavad kõik aru. Ja tõlkida eesti keelde tähendab siis tuule ja vee õpetus. Kui ma kujutan ette nüüd seda valget ja musta ringi, mida me kõik teame, kus on siis täpp aina sees, et yang on siis must ja yin on valge või? Vastupidi. See on nii tore, kui ma alati küsin inimeste käes esimesel tunnil, et on kaks vormi, on ruut ja on ümarvorm. Kumb on yin-alge, kumb on naiselik alge ja kumb on mehelik alge. Ja kumb on siis? Ma arvaks, et mees on nagu ruut, sest naine on nagu voolavam ja midagi vabam. See on tüüpiline. Arvates naised on pehmed ja ümarud ja mehed on tahumatud kantpead. Just väga hästi öeldud. Aga me räägime energiatest. Kui energia, mis on yang energia ehk aktiivne energia, see läheb, see jookseb, see kihutab, see loob, see avastab, see võitleb, see kaitseb, see on yang. See on hästi kiire energia liikumine. Naise energia ehk yin-energia, ta on paigal, ta käib süüa, loob kodu, toob armastust, hoolitseb inimeste eest ja see on rahulik energia. Me räägime energia omadustest, on siis kiire ja aeglane. Ehk siis, et naine on siis must kast ja mees on valge ring. Ja tegelikult ongi niimoodi, et kui me räägime sellest, siis ümarvorm on kiire, sest tema ümber ja sees saab kiiresti joosta. Kui on kandiline staadion, ei saa teha olümpiarekordeid. Nii, ja kui sa need kokku paned, siis... See yin-yang märk, kui tead, see must-valge märk ja see on nii, et ülevalt valge on alati ülepool. Miks? Sest see suur võimas energia tuleb taevast, tuleb tuulega maa peale ja see must on alati allpool, sellepärast see must tuleb maa seest, Eestis on mullad ka mustad ja toob selle vee üles meile teada. Seetõttu on alati must allpool ja valge üleval. Need täpid sees tähendavad seda, et iga suures mehelikus energias on ka täpike naiselikust ja vastupidi. Võib ka nii öelda, kui sul on väga suur jama, siis alati on lahenduse seeme sees olemas. Või vastupidi, kui on liiga suur rõõm, on alati võimalus ebaõnnestuda. Sa ju õpetad inimestele ka sellist ruumipaigutust ja mida sa teed? Kas sa paigutad inimeste mööblit ümber või mis nagu õpetus see on? Tegelikult on kogu see Feng Shui on inimese sees. Aga kui me räägime, et meie eluvaldkonnad ikka meie sees, me ei suuda enda sisse vaadata, kus see minu magamistuba, kus see mu köök on ja kus... Me võiksime küll öelda, kõik on meie kehas. Kus on magamistuba? Magamistuba peaks hästi rahulik olema ja magav olgan olema, ütleme siis see süda ja on kõik rahulikus toonuses. Aga tihtipeale on see natuke süda, aga aeg-ajalt olema kiiret kirg olema, mitte väga palju. Sellepärast, kuna sa rääkisid kirest, siis ma arvasin, et magamistuba on äkki siin. See on vastupidi, see on rahulik tootmistsükkel siin. Mis tuba siin on? Siin on nagu metallielement, on ka tegelikult juba, ütleme, läheb siia rahulikuma poole, siia allapoole, kui see on jämesugult, kui sa mõtled. See on nagu siis juba ka magamise osa. Aga tegelikult see keskel siin kõik see söögituba. Siin on söögituba. Ja see on sööge söögituba meie magu. Me ei oska näha seda oma kehas, on ju nii? Ütle mulle praegu, missugune ruum on kodus kõige tähtsam ruum? Mis sina arvad? Köök ja elutuba. On klassikaline vastus, aga ma ütleks... Aga õige, hakkas vaska. See on juba poliitika. Aga see on poliitika, aga ma ütleks, et magamistuba. Loomulikult, sest inimesed ütlevad ka, et köök. Jumma, kas 8 tundi järjest kokkate köögis või ma tahaks näha seda kaasaks naist, kes nii teeb. Võib-olla sügisega ma teen seeni sisse ja moosi keedan. Me peaksime magama ööpäevas 8 tundi. Seega me viibime magamistoas kõige enam aega ja see on meie kvaliteedi, tervise, suhte alustala. Kuidas siis kõige parem oleks seda energiat liigutada kodus, et see chi siis kõige paremini liiguks? Sa oled nii palju käinud ringi inimeste kodusid näinud, põhilisi vigasid. See, kui ma astun tuppa, kuhu läheb pilk, kuhu läheb energia? Ja see on hästi oluline. Kui ma astun korterist sisse ja astun kohe magamistuppa, mis peaks olema väljapuhkamise koht, siis see on ebaõnnestumine. Kui ma astun kodusse ja astun kohe kööki, mis loob sööki meie tervist ja heaolu ja kohe läheb kööki ja energia läheb kohe aknast välja. Palju huvitav on õues see maja või puu, siis ka tervis on meie kodust läinud nässu.
et tegelikult peaks pilk avanema avarasse esikusse ja sealt edasi kõige aktiivsemasse tuppa, mis on elutuba. Siret, magamistuba on kõige olulisem tuba. Kuidas see mõjutab inimest ja mida on oluline magamistoa puhul tähele panna? Siis kuna Feng Shui põhipostulaat on see sarnane tõmbab sarnast, siis tavaliselt läheb mees sel juhul ära, kui teda ei tõmba enam sinna. Kusagil mujal on see tõmbekanal. Nii et peab üle vaatama energiat. Kui ehitame uue kodu, uue maja, meil pole kohe raha võtta, me teeme korda sandsõlmed ja köögi elutoa, et teistel näidata, aga magame 5 aastat madratsi peal. Nii. Mina ütlen vastupidi, magamistuba tuleb teha lossiks, sest see on teie vundament ja ülejäänud külalised võivad ka põrandal istuda. Kui ma ikkagi soovin oma ellu suhet ja suhet ka hoida, siis on paarisarv. Ma imestan, tihtipeale magamistoas on 5 patti. Ma küsin, et kas teil on vaja mingit grupikat teha või? 2, 4, 6, 8, kui armastad patti, pane või 12, aga paarisarv. Teine on see, mida ma näen järjest, et meie voodi ja siis on see, et on öökapp, ühel on suur, ühel pole üldse. Või ühel on siis väike, teisel ma ei tea, mis imeasi on taburet. Kui me räägime paari suhtest, on kas 2 öökappi või ei ole mitte ühtegi, on kas 2 lampi või ei ole mitte ühtegi, on kas 2 väikest vaibakest voodi kõrval või mitte ühtegi. Ja voodise peab saama mõlemalt poolt ligi, muidu on kellegi inimese energia kinni, ehk ta on siis, mina nimetan viiner hot-dogis, et energia ei pääse liikuma. Nii et see on elementaarne, kui olen üksinda ja tahan oma ellu suhet, siis ma ei maga ristseliti voodis või põiki, ma valin endale ühe poole, jätan koha, kuhu saab teine energia tulla. Ma näen, et lähen väike magamistuba ja ma astun tuppe, kajab, plaksutan, kajab, ütlen, nii, suhe läheb laiali. Ja seda ma järjest vaatan, kajab, suhe läheb laiali, jinn hoiab koos. Soojus hoiab koos, vähene aktiivne energia hoiab koos. Seega on see, et magamistuba katsutage kohe ära, ei tohi kajada. Inimesed vahetavad ringi oma lükandustel 3 ust ära, teevad tavaliselt mingi kas niisuguse struktuurse pinna või mingi muu pinna ja ühele jätavad siis selle peegli. Peegel ei tohiks olla akna vastas, peegeldab kogu hea energia aknast välja. Näha on inimeste raha, nagu on, autod on head ja kõik on väga hea, aga kui uksed kiiksuvad, kui nupud kukuvad ära, kui lingid ei tööta, suhe ei hoia koos. Kui kodus on kuskil midagi logiseb, siis see peegeldub kogu su elus. Mul on kogu aeg kruvikeere köögiga kahtlis. Mul on kõik kogu aeg kruvin üle. Ma lähen seda rannale külla, mul on kotis alati kruvikeere ja nii rist peaaegu tavaline, et kinni keerata. See suhted, mida on elus kõige raskem luua ja raske ka hoida koos, on tegelikult meile väga vaja, sest selle järgi me õppimise ennast tundma ja selle läbi me areneme. See on suurim viis, kuidas energiat vahetada. Me vajame seda. Suhete kaudu me areneme kõige rohkem. Täpselt, kui ma tahan seda mängida elu, nautida oma tegevust, et kui me mingi hetk saame täiskasvanuks, see on see, me oleme midagi täiskasvanud, mida, ja siis me hakkame ennast ravima, siis tegelikult on see, et kui me suudaksime olla... Issand, kui hea, midagi on täiskasvanud. Meid kasvatati ja õpetati ja tehti ka seda asja. Et loome Feng Shuiga vaba ruumi. Ja siis me hakkame, kas linnas käime, on kodu uste ees nii kõrged, uhked, kallid vaasid ja sees tühjad. Me küsime, et meie paneme ikka oksad sisse ja paneme mingi taime sisse, ukse kõrval on ju valvurid, ütleb niimoodi, et vaas peab tühi olema, üks vaas peab tühi olema. Mõtlesin, miks mõnel on 9 vaasi. Mõtlesin, miks peab olema tühi. Aga kui tuleb õnn su majast mööda või koht, kus minna, sind pole alati kodus. Kui see vaas saab täis, ta hakkab üle ääre ajama. Ja siis ta tuleb ju sinu kodu juures, siis ta annab su kuldab selle heaoluga üle. Mis need sellised põhimõtted oleksid tänase praeguse aasta peale? Ennel on see, et nad naeravad, et kõik, mis aga ei hakka vastu, kes magavad nii-öelda kõht allapoole, võib süüa. Kes magavad kõht ülespoole, neid ei sööda. Mõtle selle peale, kuidas sina magad? Kas selg ülespoole või kõht ülespoole? Ma magan igat pidi. Seega on see, siis mõnikord sööda. Tagumik ülespoole. Mõnikord ei ole sööda. Siis tegelikult on see, et me nägime selle ühe reisil ühte oravat, kes magas kõht püsti ja teadis, muidu süüakse ära. Tänapäeva Hiinas on süüa küll ja keegi enam koera ei söö, see on puhtalt turistide lõks. Ja koeral on ütleb selle aasta nii, vaata üle oma põhiväärtused. Loo uus vundament, sest kui nüüd teed otsuse, ta annab sulle veel 7 aastat tulemust. See on see hästi hea aasta, ta tahaks kõik sõber olla, ma ei tea, kui kukk veel siiamaani veel annab tunda, ta ei anna rahu ju. Ta nokib seda koera kogu aeg, koer läheb siis tigedaks ja muutub kurjaks, on ju. Aga üldjuhul ta tahaks rahu, sõprust, mõistmist, läbirääkimist, teha koos asju, suhete, sõpruskonna loomise aasta, hästi hea aasta selles mõttes. Küsimus ongi see, et kui kaua see kukk jõuab kirreda. Siret, aitäh sulle Feng Shui ja kullase koera aasta tutvustamise eest, sellised tarkused siis seekord. Mul tuli mõte,
et võiks teha ühtesid väga häid šokolaadikomme ja ma helistasin Airile. Airi muidugi ütles, et ta tahaks teha Bountysid, nii et siin me nüüd oleme. Nojah, selles mõttes, et kevad on juba kätte jõudnud ja miks mitte väike siuke rannahooajaks valmistumine. Airi, sul on keeruline nimi. Ütle sa nüüd ise välja, kuidas see hääldus on, ma ei taha üldse eksida. Airi Vipulkumar Kansar. Vipulkumar Kansar. See kõlab muinasjutuliselt natukene. Tegelikult peaks olema ainult Kansar perekonnanimi, aga ma abiellusin Indias India mehega, India traditsioonide kohaselt, siis ma otsustasin ka teha nii, nagu nemad teevad, et mehe eesnimi jääb siis nii-öelda keskmiseks nimeks. Et kuna passis nüüd ei ole eraldi lahtrit keskmise nime jaoks, siis ta jäi mul perekonnanime juurde, nii et see tegigi sellest asjast nagu keerulised, et mul on kahekohaline perekonnanimi. Sa ütlesid, et sa oled 5 aastat abielus olnud ja iga hommiku siis teed seda asja siia oma juuksepiirile. Kuidas seda kutsutakse? Seda kutsutakse sinduur, see on selline punane pulber, mis tänapäeval on siis tehtud hästi mugavaks naisterahva jaoks, et ta on pandud sellisesse nagu huulepulga või huuleläike moodi asja sisse, et pesed pea ära, teed oma selle seiti ära ja siis tõmbad siia keskele. Kui pikalt sa tõmbad, siis sul on siin niimoodi otsa ees. Tegelikult see täitsa oleneb, et mõni teeb rohkem siia ettepoole, mõni tõmbab siit lühemalt, mõni siit ikka kuni keskkohani välja, on ju. Et tegelikult mõte on nagu selles, et nagu seitli peale siis või? Just, et teil on selline armas mõte, et sellega sa kaitsed oma meest. Nii, aga ma võtan meile siit soojendatud šokolaadi. Siin on siis tume šokolaad ja riisipiima šokolaad kokku segatud, et oleks siuke korene ja piimane šokolaad. Siia sisse me hakkame kastma, aga enne veel, kuidas me siis teeme Bounty jagame mõlema vahel ära, et just, et Bounty on vaata siuke kreemine, siuke mõnus. Et selliseid mätserdame ja siis paneme. Nii. Ja nüüd ma jagan sulle selle koore veel ka, tõmba ka siit endale seda koort mõnusalt. Nii. Varutage veel. Et põhimõtteliselt segad nagu kõik sellega kokku. Siuke hästi mõnus kreemine, vaata kui ostad näiteks kookospiima, siis seal peal on selline paks koor, et põhimõtteliselt selle nagu panedki endale. Ja no me olime eelmine talv mehega olime Indias tema vanemate juures. Siis meie igapäevaseks asjaks oli päris need suured kookos. Isa tõi alati nööri otsast terve hunniku neid kookospähkleid. Ja siis seal oli ka see, et kui kõigepealt jood selle vee sealt ära, siis lõigad ära ja siis tuleb ka siuke see jogurt on seal selline, see on see ehe, selline mõnus. Et mul on kuidagi eriline suhe selle kookose teemaga. Ja panen sulle seda ka siia. Ja räägivad kõigest musta kasulik ka. Pane näpu otsaga natuke meresoola siia, siis tuleb hästi mõnus. Jaa. Et ma paningi siia meile siis kookoskreemi, kookosrasva, mis põhimõtteliselt hanguvad ära, et kui me teeme siia kuuma šokolaadi, kastame need šokolaadiga kokku ja paneme pärast külmkappi, siis need lähevad selliseks kõvaks. Ma võin isegi siia nagu juurde panna seda. Ma olen hull kaneeli fänn. Mina ka. Meil just mehe isa saadab, ta ise teeb kodus. Ta ise jahvatab kodus ära kaneeli ja kardemoni. Ja tead see, mis on see värske kaneel ja kardemoni, mis lõhn on. Meie poes seda ei saa. Ma ei usu, et see tegelikult päris kaneel on, see on see kassia vist, ma arvan. Kui see oleks nüüd päris see kaneel, siis oleks see juba siin õhus selline, et ta on nagu aroomideraapia täielik. Ja see, mismoodi see purgikaane teed lahti, sealt tuleb selline pah. Et minul käivad kardemon ja kaneel iga hommikuse kohvi sisse näiteks. On sul mingisugust oma sellist lemmiktoitu ka, mida sa alati hea meelega teed või kui on raske päev, siis sa mõtled, et ma lähen koju, et ma tahaks seda süüa? Avokaadoga on olnud selline teema, et avokaado, niimoodi, et ma pean seda saama ja kohe. Ja siis teed sellega igasuguseid asju seal kodus, mingid paned sinna sidrunimahla ja siis pipart ja siis kurkumit ja mis iganes tulevad seal igasugused asjad pähe küüslauku ja siis mätserdad ja teed ja vaat siis seda võib süüa kohe. Sa teed pasta sellest või sa teed salati? Täitsa oleneb. Ma olen hummust samamoodi teinud, et veel kikererneid nagu konserveeritud juurde pannud. Nii huvitav mõte, sest ma ei ole kunagi seganud kokku avokaadot kurkumiga ja veel vähem avokaadot hummusega. Et kurkumid ma panen ka suht palju, et ma olen isegi kohvi sisse pannud, et talveperioodidel eriti, et see annab seda tuleelementi ja kuidagi immuunsust. Kurkum on hästi huvitava mekiga, mu meelest ta on selline ingveri ja kõrvitsa vahepealne minu meelest. Ja kurkumiga on see, et kui ta tippakere paned rohkem kui vaja, siis ta teeb kibeda maitse. Et kurkumiga peab alati ettevaatlik olema. Ja näpud on kollased, eks ju? No jah, ja ongi, vaata räägiti ju, et igast nahaprobleeme, mis iganes on ja et üldse, et nagu ravitakse kurkumiga, et kurkumi vanne kasulik teha ja siis selle kollasesega
aga ongi see probleem, et mina siis tegin ka omal kõik, mis noorendavad eliksiirid ja mida Kleopatra juba tegi, no tema tegi muidugi safraniga. Tema tegi safraniga, kurkuman öeldakse vaese inimese safran. Ma tegin ka siis terve vannitäie kurkumiga kõik, oi küll oli mõnus ja tore, aga pärast oi, kui kaua ma neid küüsi kollasest värvist nagu üritasin pähe seda. Ainult küüsi, ma mõtlesin, et naha pealt ka. Terve vann oli niimoodi, et ma pidin seda küürima sooda ja ma ei tea millega, et see lahti saata, sest kõik oli kollane. Et siis ma mõtlesin, ei aitab nendest iluprotseduuridest mulle. Maitse seda, mis meie siin tegime ilma kurkumita küll, aga ma panin lahkelt kaneeli endale. Ma mõtlesin, et mul alati meeldib panna siukest sörtsu, kus laimi või sidrunit. Kas sa ise tahaksid ka panna? Mulle ka meeldib üldiselt, ma olen ka siuke sidruni inimene. Kui jaa, see ongi täitsa bounty ju. Sa oled öelnud, et sa väga armastad taimetoitu ja kuidas sul see suhe on siis, et... No mina olen nüüd üle 10 aasta olnud taimetoitlane. Ja minu jaoks hakkas see huvitavas olukorras, et ma olin teel oma esimesel reisil Indiasse 2007 aasta. Nii. Ja minu kõrvale sattus üks selline põnev Rootsi päritolu kiilakas munk, kes ütles, et ta on 12 korda käinud Indias ja nüüd läheb 13 korda, et müüs kõik oma maise vara Rootsis maha ja läheb elama sinna. Tema hakkas mulle rääkima nendest asjadest ja mina tollal piidu värgid, särgid on ju, et kõik läksime ju sinna Kanal 2-ga koos läksime tegema minu muusikavideot ja et meil oli seal nagu pigem selline meelelahutuslik reis, et ühesõnaga asi läks nii huvitavaks, et mina otsustasin kõike seda proovida, millest ta mulle rääkis. India suke hea soe maa ka ja võimalus proovida kohalikke toite, nagunii seal on ju valdav osa olid ju taimetoidud kõik, ja kõik see, mis ma kogesin, mul hakkas see nii meeldima, et ma tõin selle nagu koju kaasa ja kuskil pool aastat hiljem hakkasin nagu tõsiselt mõtlema, mis see kõik on, mis muga toimub ja siis ma hakkasin alles raamatuid lugema ja kõik. Mis suga siis täpsemalt toimus? No, ütleme, et sellised muutused, mida sa saad ainult kogeda, et väga raske seda kirjeldada, mingid sellised sisemised kaemused nagu ülitundlikkus ja sensitiivsus. Jah, just, täpselt. Hakkasid äkki tunnetama, kui kuulma nagu inimeste mõtteid ja tundeid ja siis hakkaski see huvi tekkima alles nagu üldse kogu selle filosoofilise poole pealt ja siis ma hakkasin raamatuid lugema ja üks asi vist teiseni ja hakkasid kogu mu elu muutus kapitaalselt. Sul toona oli siis juba 2 last olemas, eks ju? Palju sul praegu lapsi on? Nüüd on mul 5 tulemas. Hästi palju on Eestis vaata levinud siukest hirmu, et kui laps on taimetoidu peal, siis need inimesed tulevad maha ja kasva jäävad nurgaks. See on jälle selline pseudohirm selles mõttes, et tänapäeval tegelikult on ju üldse minu meelest on liiga palju seda siukest, et liha on raske toita, teda on liiga palju minu meelest, et tegelikult me sööme rohkem kui vaja nagunii, me sööme suuremaid koguseid kui vaja, me sööme raskemat toitu kui vaja. Inimene koormab ennast rohkem ja pigem on tekkinud just hoopis uusi haiguseid ja uusi probleeme juurde, et tegelikult on õudselt hea kerge tunne on. Aga proovi mätsida natuke neid komme, vaata. Võta siis tee siuke pallikene ja siis viska seda šokolaadivanni ja kahvliga tõstad välja. Kodus meisterdate lastega ka? Ma ei ole siiamaani, ma olen üldse väldinud igasugust maguse tegemist ja selliseid kooke ja värke, et vaat mu ema tegi neid alati. Võta nüüd 2 kahvliga ja tõsta niimoodi välja, et siis ei lähe sul katki. Et mu ema tegi neid alati hästi palju ja siis ma tean, et siis ma ju kogu aeg maitsen ja söön ja siis ma mõtlen, et ei ole mul seda vaja. Väga tubli, väga hea, see on see esimene bounty. Et see ongi see hirm, et ja vaata, kui hakkangi tegema ja pärast kogu aeg sööd ja teed. Aga ma tean, et see maitseb mulle, sest paratamatult poest ma olen teda ikka ostnud. Mis nagu toidu peal sa ennast siis kõige paremini tunned, et siin on ju vegetaarlasena need munad ja piimad lähevad ka sisse veganina, sa võid suisa toorvegan olla, et mis kanti sa nagu liigud? Mul on olnud nagu erinevaid perioode, kus ma olen rohkem üks või rohkem teine, aga kui võimalik valida, siis ütleme, ma valin ikkagi rohkem nagu selle, mida puhtam ta on. Selles mõttes, et mida vägivallavabam ja selline, aga ütleme, et on olukordi, kui ma lähen näiteks kellegi sünnipäevale ja seal on kook, eks ju, siis ma ei hakka küsima, et kas siin on muna sees või ühesõnaga ma pigistan silma kinni ja naudin seda kooki. Sa säilitad suhteid. Jah, just nimelt. Et ideaalis muidugi ma tahaks olla toorvegan, mulle õudselt meeldib see mõte ja tegelikult on see enesetunne õudselt hea seal juures. Et ei ole sugugi midagi, et oled nõrgem või väsinum või mis iganes. Vastupidi, oled palju energilisem ja mõte läheb lahti ja kõik sellised asjad. Aga vahest on füüsiliselt väga raske seda teha. Juhtub nii üht kui teist, et ups. Kuule, vaata, meil on siin päris palju neid tehtud. Põhimõtteliselt ma teeks üle paar tükki veel neid ja siis ma tahaks juba neid maksta. Mul ei ole selle aasta mitte midagi. Puuviljad on mu jaoks sellised laisa inimese toit, sa pole seda märganud? Jah, tegelikult ma just mõtlesin, miks mulle toortoit mulle õudselt hästi sobib. Sa ei pea mässama ja möllama igasuguste pottide, pannidega, õlidega, kraamima neid õliseid potte, panne. Panema ahki asju, ootama. Aga paratamatult minu lemmik on mango ja seda mangot ei saa ka Eestist, mida saab Indiast, sest Indias on selline mango, ta on pisev, tehakse auk sisse
ja pigistatakse, juuakse seest tühjaks. Mangot saab juua Indias. Vau, ma ei teadnud seda. Ja vaat see ongi see, mida... Aga kas neil ei ole siis mangodel niisugust kõva suurt kivi vahel või? On küll, aga nad teevad teistmoodi, nad mudivad ja joovad selle sealt ümbert ära. Kuule, jumalast ideaalne, mangos on ju 8 asendamatut aminohapet on ja ideaalne süsivesikute rasvade tasakaal, vau. Öeldaksegi, et mango on puuviljade kuningas. Et ta on üldse, teda kasutatakse ka afrodiisiakina, eks ju, ehk siis nii-öelda ta on ju see, mida siis traditsioonilisel India pulmaööl ennem antakse noorbaarile klaas mango mahla puhast, värsket tehedat. Kuule, aga nüüd me teeme niimoodi, et me paneme need korraks jahedasse, sest et on hea, kui neid natukene külmkapis hoida. Põhimõtteliselt üle öö, kui teed niimoodi, et sa saad panna külmkappi nad ööseks, on super. Ja siis me maitseme neid. Mõnus. Proovime. Esiteks, proovime nagu kohe ära. Proovime kohe ära, jah. Siis on ilus rääkida, vaata, kõik on ilusti ümberringi pruun. Just, ja me oleme seal nüüd öö otsa nagu oodanud neid siin, kui nad olid sügavkülmas. Kuule, see on täitsa nagu see päris, vaata. Nagu pamuti. On ju? Kui paned siia sisse näiteks vaarikat. Jaa, jupikas, rosin, mis iganes. Rosin, mõtle leotab rosinat või mandlit kuskil. Ja tattel näiteks, väga mõnus. Rummi essentsi siis. Jaa, või just, sina fantaseerida korralikult. Kuule, räägi seda, et sul on 5. laps juba tulekul. Kuidas sul nagu lapse kasvatamise põhimõtted on? Et ikka aeg-ajalt tuleb ju raskeid hetki vaata ette. Tead, ega need raskeid hetki tuleb igas olukorras, kas sul on lapsed või ei ole lapsed. Ma olen kindlasti mõnes mõttes mitte väga tüüpiline ema selles mõttes, et ma olen pigem selline pipi-pikksuk, tead, et mul on nagu lastega vaja kogu aeg igal pool reisida, käia, möllata, igas seiklusi otsida, teha, et... Ronid puude otsa, nii äge. Just nimelt, täpselt. Koobastes muide käisin just eelmine suvi jälle. Ja siis me nahkiiri vaatamas, aga nad ei olnud veel talvitama tulnud sinna. Nii et ma olen pigem selline... Nii, davai, lapsed, lähme telkima, teeme midagi, lähme teeme olema. Ja praegu sul, keda sa ootad? Poiss. Poiss tuleb. Ja mul on nüüd tuleb siis 4. poiss, et 1 tüdruk on ja 4. poiss. Ja ise sa veel said asja siis... Vanaemaks ka veel. Ja tema ka poiss. Ja tema on ka poiss? Ja. Saate teha jalgpallimeeskonna koos? Jah, meil saab nagu päris korralik jalgpallitiim juba olema. Sa oled hästi unikaalse kihvti häälega laulja, sa oled ka ema. Et kuidas sa seda balanssi hoiad? Mis see nagu saladus on? Ega hea asja puhul väga ei peagi pingutama sellepärast, et tead asjad on juba iseenesest võtta siuksed, et ütleme, kui sa oled õiges suhtes, siis see on nagu vaata, et sul king ei hõõru kuskilt, see king sobib sulle, sul on selle kingaga mugav käia, et sa ei pea selleks pingutama. Et vaat hea suve ongi nagu see õige paras king, mis kannab sind kõik pikad matkad läbi, et pigem ongi nagu see, et ei peagi pingutama väga. Aga mis puudutab üldse kõike seda muud, on ju hobisid ja tööd ja siis ma arvan, et kui inimene leiab selle üles, mis teda õnnelikuks teeb, et ta saab teha elus seda, mis talle tegelikult rõõmu pakub. Et ma saan oma leiba teenida muusikaga, eks ju. Et see on minu mõelest üks suur asi. Sinu jaoks ei ole töö tegemine ainult maksude maksmisega võrreldav ja selline pideva sellise orja nagu tunde nagu endaga kaasas vedamine, vaid pigem see ongi see rõõm. Et sa samas ka tööl olles, sa tunned rõõmu sellest, mis sa teed. Teete te kodus muusikat ka koos? Ei. Mees ei laula sulle? Tema on absoluutselt teissugune. Jumal tänatud. Piisab, kui üks artist kodus on. Et tema on täiesti selline professori tüüp, et tema tunneb kõige paremini ennast, kui tema saab raamatut lugeda või õppida midagi või mingid matemaatilisi valemeid lahendada või Et teil on siis teete nagu selles mõttes vastanud, et sina oled siuke hästi voolav ja loominguline ja tema on selline introvert ja siis nagu sissepoole ja reaalsete asjadega rohkem tegeleja. Jalgadega maa peal. No keegi peab ju must kinni hoidma, et tuule ära ei viiks. Mis sulle meeldib, millised žestid on vajalikud, et hoida sind naisena õnnelikuna? Tegelikult selles mõttes mulle meeldib, et ta annab mulle piisavalt sellist vabadust, et ma saan ise valida ja teha kõike, mis mulle nagu meeldib, et ta ei tee mingeid ettekirjutusi mulle, vaid ma isegi tahaks, et ta võiks mulle öelda, kuule, et kanna seda või seda, et see sobib sulle paremini. Ta ei märka, ta ei näe, et toob sulle pesupoe kinkekaart, ütleb, et Airi. Ei, seda ta ei tee. Või hoiab sul soojalt käest kinni, kui te kõnnite tänaval? Ei, seda ta ka ei tee, sest ta on Indias kasvanud. Indias on igasugune avalik selline õrnutsemine on keelatud. Avalikult võib sülitada, võib urineerida, aga jumala eest mitte käest kinni hoida, musitada. Armastus on kõva asi, on ju? No, keelt on kahju, jah. Mis see armastus sinu meelest siis on? See on kogemus.
see on niisugune asi, mida võib-olla sõnadega ongi raske kirjeldada, sellepärast et see on niisugune asi, mida sa saad tunda sees. See on niisugune tunne, mis teeb sind õnnelikuks, mis annab niisuguse rahulolu, meelerahu, see on niisugune õndsuse tunde, mis tekitab sus loovust. Armastus, ma praegu mõtlen, et sinu juttu kuulates võiks siis olla midagi selline, et sa saad olla vaba ja ise nagu parimal moel teostuda. Just täpselt, see ongi see, et ta käivitab sus kõige paremad omadused, inspireerib sind tegema ja looma. Et minu meelest see ongi, et seepärast ongi teda väga raske kirjeldada nagu 1-2 sõnaga või üldse sõnadega, et ta on niisugune tunne, mis sind seest meeletult soojendab ja valgustab ja käivitab. Väga ilus, aga sellega on hea lõpetada. Teeme tšin-tšin, läbi kokku ka. Tšin-tšin. Väga ilus on kinkida ka lisaks sellele, et ta maitseb hästi. No ta ka tegelikult on kasulik, sest ta näeb tema selle suhkrut. Ainult see mõnus vahva jah, vahva siirup on jah, mis on naturaalne. Et ta on tegelikult ka kasulik. Kohtume juba nädala pärast, seniks hästi.